No mis te sellest arvate, et kui on näiteks piiblis kirjas, on ju, ma toon näite, mis ajab kindlasti inimesi keema, on ju, et homoseksuaalsus on vale Jumala silmis ja mingisugused osad kirikust siis hakkavad nii-öelda liberaliseeruma ja seda okeiks nimetama. Et kuidas te sellesse suhtute, kas peaks jääma väga konkreetselt piibliõpetuse juurde või võib ka see piibliõpetus ajas muutuda? No me näeme ju, et see on jälle sellise lähenemise või lähemisnurga küsimus. Loomulikult alati tahaks hoida status quo'd, tahaks hoida seda olukorda, mis on, sest see on kõige turvalisem. Samas me näeme ju siiski ajas teatud muutuseid ka kiriku õpetuslikes küsimustes ja need muutused tulevad lähtuvalt ju sellest, et kontekst muutub, arusaamised muutuvad, ka piibli mõistmine muutub ja see mõistmine, see on nüüd ka jälle usuline küsimus, ehk siis me võime ka küsida, et kas püha vaim lõpetas oma töö, kõik kristlased usuvad, et püha vaim tegutseb, Jumal tegutseb püha vaimuna ka täna. Ja me võime siis ju ka küsida lihtsalt, et kas püha vaim lõpetas oma kõneluse inimestega siis, kui piibli viimane rida kirja sai pandud. Või on ta nüüd kõnelenud veel 1900 aastat pärast piibli viimase raamatu kirjutamist umbes, või kõneleb ta jätkuvalt. Ja kas see tänane kõne võiks ühel momendil jõuda või viia ära tundmiseni, et meie senine arusaam piibli ühest või teisest tõlgendusviisist muutub. Ehk siis ma tahaksin öelda kiriku juhina, tahaksin hoida kangesti kinni kõikidest positsioonidest, mis meil on. Aga ma ei saa kuidagi keelata Jumala püha vaimul tegutsemist. Ja lõpuks ka piiblisse valitud raamatud, ehk siis millised raamatud kuuluvad piiblisse. See oli kiriku kogudel läbi arutatud otsus, kus ühel momendil leiti, et need on pühakirja kuuluvad raamatud ja kirjutasid ja need ei ole, siis see oli ka kiriku kogude otsus. See ei olnud, et keegi kuskil tagatoas otsustas. See oli pikkade vaidluste, väga kirglike vaidluste ja võiks öelda siis lõpuks nagu hääletamise või parlamentaarse või demokraatliku otsuse küsimus. Ja seda demokraatiat see oli nagu kinnituseks, et püha vaim on kõnelenud ühtmoodi nii paljudele inimestele, et nad saavutasid enamuse. Ja kui selline asi võib juhtuda, ma ei tea, kuskil maailmas ka täna, siis kuidas mina saan öelda, et see ei ole Jumala vaimu töö. Et kui siis ütleme homoseksuaal tuleb kirikusse, siis teie teda välja ei aja kirikust? No ma ei aja homoseksuaali kirikust välja tänagi. Homoseksuaal võib loomulikult tulla kirikusse, iga inimene võib tulla kirikusse. Tegelikult iga inimene peakski tulema kirikusse. Eesti Esu.